halleluuja. Isa Jumal, me täname, kiidame ja austame sind siin paigas. Ülistame sind. Sa oled hea Jumal, sa oled ustav Jumal, sa oled vääriline ja auline. Kogu au ja kiitus kuulub sulle, me Jumal. Kogu au ja kiitus kuulub sulle, me Jumal. Vägede Jehova. Halleluuja. Isa, ma tänan sõna eest. Meil oli privileeg ülistada. Halleluuja. Halleluuja. Isa, me oleme valmis sõna jaoks. Püha vaim, me oleme valmis sõna jaoks. Mis sul meile on? Ma usun, et selle meile midagi väga head. Me teeme oma südamed lahti, avame need. Võtame usu läbi vastu, et meil oleks sellest kasu. Me oleme hea pinnas ja kanname vilja 30, 60, 100 kordselt. Au ja kiitus me Jumalale. Amen. Amen. Vau, halleluuja. Me Jumal on nimeline, me Jumal on nii väeline, Jumal on nii auline. Halleluuja, 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 halleluuja. Amen, amen, amen. Mõtlesin, et Jumal, et mis sa tahad, et me täna kuuleksime? Mis sa tahad, Jumal? Mis sul on meie jaoks täna? Jumal ühe sõna esile oli siuke sõna nagu kannatlikkus. Kannatlikkus. Ja see alguse tegelikult juba eile mingi aeg. Ja tihtipeale me muutume kannatamatuteks. Ja me küsime, Jumal, millal ükskord see, millal ükskord too, kuna see, kuna kolmas. Ja Jumal ütles mulle, küsisin ka, läksin Jumalaga natuke vaidlema. Jumal küsis, ainuke asi, mis ta ütles mulle, küsis, kas usaldad mind? Ma ütlesin, absoluutselt usaldan sind. Amen. Ja see tulebki olla koos Jumalaga kannatlik. Amen. Ja Piibel räägib palju kannatlikkusest. Halleluuja. Näiteks õpetussõnad 25:15 ütleb, kannatlikkusega saab veenda valitsejat ja mahekeel murrab luud. Kas pole huvitav? Kannatlikkusega saab veenda keda? Valitsejat ja mahekeel teeb mida? Murrab luud. See on see, et ma olen pikkameel, kannatlik ja ma olen lahke. Me võime olla siuksed kuna võib, kuna ei, aga tasakesi kannatlikult. Ja mahekeel teeb mida? Hämmastab, on ju. Mitte jõuline, väeline, tugev, vaid mis on luu? Luu on ihu kõige tugevam osa tegelikult, on ju. Kui me räägime füüsilisest osast, luud on tugevad. Aga me võime sinna nagu jõudus rakendada ja me näeme vaeva, aga mahekeel, mis ta teeb? Ta teeb kõige tugevama, kõvema südame, võib teha ta pehmeks. Amen. Kas Piibel ka ütleb muidugi meile, et rääkige tõtta, kuidas? Armastuse läbi. Amen. Halleluuja. Ja mulle meeldib koguja. Üks kirjakoht, väga hea kirjakoht. Ma vaatasin seda mitmes erinevas tõlkes. On koguja 7:8. Ja siin ütleb nüüd, asja lõpp on parem kui selle algus. Või see, ta ütleb veel niimoodi, mida sa ette, ütleme, kui see on siis asja lõpp, kui sa midagi alustad, siis selle lõpp on alati parem. Et see on see, et kuidas ta saab välja, kui ma vaatasin seda, et me paljud asjad alustatakse, saad aru, on see uus aasta resolutsioon, kõik alustavad millegiga. On ju nii? Ja lihtne on, lähme teeme seda, lähme teda. Ja Piibel ütleb, et see asja algus ei ole nii hea, kui sa viid selle asja lõpuni. See lõpp on palju parem. Ja ta ütleb, kannatlikkus on parem kui ülbus eesti keeles. Aga inglise keeles või seal kreeka keeles ma vaatasin, ütleb, et vaimu kannatlikkus on parem kui vaimu uhkus. Päris huvitav, on ju. Tihtipeale on inimesed vaimus võivad uhkeks minna. Või ütleb, aga vaimu kannatlikkus on parem. Kannatlikkus on, mis asi? Parem kui uhkus või... Mis ta mõtleb sellega? See on see, et tihtipeale suure hurraga pihta, vaata, me tegime seda. Aga kui see ei ole veel lõpuni viidud, aga lõpule jõuame mille läbi? Kannatlikkuse läbi. See ongi, iga asi saab lõpu siis, kui sa oled kannatlik. Ja Jumal ütleb, et lõpp on parem ja kannatlikkus on parem. Et igaüks võib haarata millegist kinni, igaüks võib midagi alustada väga. Aga Piibel ütleb ka, me täname Jumalat, kes on alustanud selle töö ja viib kuhuni? Lõpuni. Amen.
ja piibel ütleb ka, et kus ta ütleb, et kalkuleeri tee, näiteks ta isegi ühes kohas ütleb, kui sa midagi hakkad tegema, kalkuleeri läbi, kas sa suudad selle viia lõpuni. Amen. Ja iga asja lõpp on parem, kui me alustame midagi, siis ongi see, et kuidas me lõpuni saab, kuidas me teame, et me jõuame lõpuni. Kannatlikkuse läbi. Ma mäletan seda, mina isiklikult natukene võib-olla siuke iseloomujoon või siuke, nüüd ma olen vanem, nüüd ma olen targem, aga nooren oli see, et ma tahtsin igat asja kiiresti läbi saada, kiiresti lõppu, saaks ära ja teinekord oli see, kui mõni projekt oli nii suur, siis mul tekkis siuke, kuidas ma ütlen, ma ei oska kirjeldada siuke nagu sisemiselt siuke tüdimus või siuke, et see nii pikk tee on minna. Ma mäletan, üks viimased oli üks ehituse projekt, oli, kui me tegime ja ma mäletan seda, kui ma seda projekti nägin ja me jõudsime sinna ehitusele, see oli renoveerimine, vanamaja renoveerimine ja tuli täiesti tühjaks vaja seest teha ja täiesti uuesti üles ehitada. Ja ma mäletan seda, kui ma esimest korda selle haamri sinna krohvi sisse lõin, see krohv hakkas maha võtma ja minu kees käis läbi see on nii pikk protsent, aastane protsess, kui palju on vaja teha. Ja mul tekkis tüke tunne, et ma ei taha. Ma ei jõua, ma viitsi. Ja siis Jumal õpetas, tee üks löök korraga. Üks löök korraga. Ja ma ütlesin, okei, ma ei pea vaatama sinna, et see võtab aega 8 kuud, vaid täna on see päev, täna ma teen oma osa selle jaoks. Ja see oli see, kus Jumal õpetas mind viia. Täna on see päev, täna on päästepäev. Ma ei vaatanud tulevikku, ma muidugi pidi alati jälgima, kas töö on graafikus, aga see on see, aga just see, ja ma mäletan, ma hakkasin tegema, täna tegime nii palju ära, homme tegime nii palju ära ja päevapäeval ja tänapäeval see maja, see valmis, on imeline, ma tahaks seda maja endale, see on ilus valmis. Ma mõtlen, et vau, seda tahaks täitsa endale saada nüüd. Aga see oligi see, aga ma mäletan seda tunnet, et see oli nii suur töö, see oli nii pikk protsess. Aga see oligi see, et iga hommik lähed tööle, et sa oled kannatlik ja püsiv ja lõpuks sa näed tulemust. Miks paljud ei näe tulemust või ütleme, on need uue aasta resolutsioonid, oled sa kuulnud neid, on ju? Uus aasta tuleb, me läheme jõusaali, me hakkame jooksmas käima, inimesed panevad suured kavatsused endale, nad ei kalkuleeri läbi, mis see kaasa toob, aga teine asi, miks nad ei jõua lõppu, sest nad ei võta ja ei ole kannatlikud, järjepidevad või püsivad selles. Sest see nõuab püsivust ja mis on kõige kurvem asi selle juures, kui see projekt pihta hakkas, räägime ehitusest, siis ma ei näinud tulemust, kuni ma arvan, pool sellest ajast käis lammutustööd. Ma ainult 4 kuud käis puhas ainult lammutustöö ja läks asi ainult koledamaks ja sa leidsid rohkem vigu, mis oli vaja parandada, mis tükis üllatusi. Ja tihtipeale on ka, kui me läheme jõusaali või me läheme midagi tegema, hakkame midagi tegema, dieeti pidama, üks asja, või võtame Jumala sõna kätte, et nüüd ma hakkan keeltes palvetama, nüüd ma võtan kõna kätte, nüüd ma tahan Jumala vaimu igatsus, Jumala vaimu liikumist saada. Ja kuu läheb mööda midagi juhtub, 2 kuud läheb midagi juhtub, 3 kuud läheb mööda midagi juhtub, siis kaob ära see, tekib, et kaua võib veel, kaua veel. Aga Jumal ütleb, et kannatlikkus on parem, lõpp on parem. Ja see algus oli tuline, äge, aga kui me läheme lõpuni ja piibel ütleb, kes lõpuni vastu peab, see pääseb. Tihtipeale paljud mõtlevad, aga ma olen ka kuulnud neid ütlusi, kus juures on see, et on öelnud, et oi see, ma tegin seda ja ma olen seda teinud ja ma olen seda teinud, ma olen seda Jumala riigi tööd teinud ja seda, see on väga hea, imeline, aga kus sa praegu oled, kus sa oled jõudnud, mis on see lõpp? Näiteks ma mõtlen, mis pani mind väga kõnetama, seda oli Saalomon. Saalomoni algus ja Saalomoni lõpp. Kas pole hämmastav? Tema imeline, oleme tema algust lugenud, kui ta Taavet üle võttis, nad ehitasid koja, nad tõid, me ükskord vaatasime, ta tõi 30 000 ohvrit, nad ohverdasid Jumalale tohutud ohvrid, nad pühendasid kõik Jumalale, ta läks Jumala ette, Jumal küsis, et sa oled toonud, ütle, mis sa tahad. Jumal ütleb, ta ütleb Jumalale südames, ma tahan tarkust, et ma suudaksin olla sinu rahvale õeline õige juht. Ja Jumal ütles, et sa oled palunud tarkust, mitte rikkust ja au, sa saad kõik. Ja ta sai kõik. Ja isegi Jumal ilmutas ennast talle mitu korda. 3 korda. Ja siis ühes kohas ta ütleb, et sa ei ole mulle meelepärane. Sest sa oled ära keeranud minust
sa oled pööranud mulle selja, ma ilmusin sulle 3 korda. Ja kui see kõige kurvem oli see, et see kuningriik võetakse su käest ära. Mina mõtlesin, et mul tulid pisarad silma, kui ma seda lugesin, kui kurb see tegelikult oli. Mees, kes oli absoluutselt imelise algusega kõigega ja lasi ennast. Ja kõige kurvem oli see, kui tähtis on see, kellega me läbi käime. Kes on meie elus, kellega me osaduses oleme. Sest mitte tema ise ei tõmmanud ära, vaid inimesed tema ümber tõmbasid ta Jumalast eemale. Ja me teame, et oli 700 naist, 300 liiknaist. Ja ta ütleb, et need naised, mitte seepärast, et mõtlesin, need naised olid teistest siis rahvustest, kes kummardasid ebajumalaid. Ja tänu sellele ta tõmmati tõelisest Jumalast eemale. Ta ümbritses ennast valede inimestega. Ja see näitab seda, kui tähtis on ümber. Ja ma mõtlen, et vaata, see ongi see, mina mõtlesin, mul tõestust selles ei ole või sihukest nagu ma ei leia, aga ma arvan, et mis võis juhtuda oli see. Inimeste, ma lihtsalt võtan loogiliselt, inimeste mõtlevad, ma ei tea sellest õpetust, ma ei saa öelda, kui me läheme taevasse, ma loodan kogu südames, et Salomon on seal, et sa ka rääkida, ma ei tea seda, sest see lõpp oli veel päris karm selle koha pealt. Aga ma mõtlen seda, et seal tuli mängu uhkus. Seal võis tulla mängu see, ma olen kõige targem, ma olen kõige jõukam, ma olen kõige rikkam, mina ikka ei komista. Ma ju olen Jumalaga nii lähedane. Ma võin olla selles seltskonnas, ma võin käia sellega muidu olla, sest mina olen tugev. Võib-olla tal võis unistus või olla, ta teadis oma isa lugu, kus ta läks koopasse ja 400 meest muutus. Inimestel on tehti peale need fantaasiad, mis meil on. Aga me peame alati jääma Jumala sõna juurde. Jumal ütles, et ära võta võõrast, ära veeda aega võõraga, ära ole võõraga, kes ei teeni mind. Sest Piibel ütleb ka, halb seltskond rikub ära, mis asjad? Head kombed. Meil on eesti keeles ütlus, ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen sulle, kes oled sina ise. See ütleb seda, kellega me läbi käime väga lähedased, see mõjutab meie elu. Ja see võibki olla teinekord hea, ma ütlengi siuke põnev algus, halleluuja. Aga kui me ümbritseme inimestega, kes ei armasta Jumalat või kes on kriitika meelega, kes on tagarääkijad, kes õhutavad tülisid asju, siis mitte see, et nad on, mis nendes on, see hakkab meid mõjutama ja meie lõpp võib olla. Ja teinekord, mis või juhtuda, kui meil ei ole seda kannatlikkust, on see, et hakkavad tekkima küsima, nagu minu enda on, kaua võib? Kaua veel? Kui kaua veel läheb? Ja siis tuleb siuke soovitus kuskilt, et aga näed, ega sa ei peagi. Ega sa ei peagi minema sinna, aga sa ei peagi seda tegema. Ja kuna sa oled selle teatud pinge all, ma ei oska öelda, kas ma seletan õigesti, aga see on siuke nagu pinge on, et okei, ja me teeme järeleandmisi. Ja mis juhtub, ma loobun sellest kannatlikust poolest, ma loobun sellest minu ümber olevast situatsioonidest. Aga Jumal ütles mulle midagi. Ta on tõotanud mulle. Näiteks on tõotanud, võtame lihtsa, Jeesus endab seda terveks saanud. See on fakt. Ja sa lihtsalt usus ja usud tervenemist ja mingil põhjusel ei ole seda juhtunud. On ju nii? Me teame, et Jumalas pole viga, aga kannatlikkusega me saame selle kätte. Usk on kindel usaldus selle vastu, mida ootakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Kui ma olen usus, siis ma usun. Aga selle pärast, mis juhtub, on see, et kui inimesed pole saanud, neil on mingid halvad kogemused, nad muudavad oma, selles võib olla kannatlik ja püsiv uskuda Jumalat, nad muudavad oma uskumist, järsku Jumal ei taha mind terveks teha, Jumal ei taha kõiki terveks teha, vahepeal Jumal tervendab, vahepeal Jumal ei tervenda. Me ei tea, miks Jumal ei tervendanud. On huvitavad küsimused, tegelikult mina olen kõiki kuulnud ja see võib olla veel tosin küsimust, aga fakt on tegelikult see, Jumal on tervendaja. Ja kui me oleme püsivad ja kannatlikud, hoiame kinni sellest, varem ja hiljem me saame selle. See on see kannatlikkus. See on nii hädavajalik meile. Amen. Vaata, kus ütleb väga huvitavalt, Koguja 10.4 ütleb veel samamoodi väga huvitavalt. Kui valitseja viha tõuseb sinu vastu, siis loobu on lahkumisavaldus ja kõnni minema oma positsioonilt. Kas pole huvitav?
See on see, mida me tänapäeval näeme. Meil on õigus ära minna, meil on õigus solvuda, meil on õigus ära joosta, sest minu peale saadi pahaseks. Aga mida Piibel ütleb? Kui valitseja viha tõuseb sinu vastu, siis ära jäta maha oma kohta, sest kannatlikkus hoiab ära mille? Suuri patte, jah. Kannatlikkus hoiab ära, et me teeme vigu. Näiteks mina mõtlen enda puhul mõnes olukorras, näiteks ütleme, kui ma räägin Iirimaal oma tööst, asjadest, kui oli aasta 2008 ja mina tahtsin muuta oma töökohta, tahtsin minna teise töökohta ja ma olin juba selleks ajaks 8 aastat töötanud seal ja eks me olime need odavad tööjõud ja asjad ja tuli pakkumine, tuli minna siis parema töökoha peale, oma südames tunnen, et ära mine ja siia, ma ütlen, okei, ma jään siia. Ma olin jäin kannatlikuks selle kõige juures. Hea oli, et ma jäin, sest kui ma oleks liikunud, see ehitusfirma oleks 6 kuud hiljem pankrotti, ma oleks seismingist tööst ilmaks. Siis järgmine ei olnud niimoodi, et elu oleks ilus, lilleline olnud selles töökohas. Siis tuli see, kus üks tööline hakkas mind vihkama kogu südamest, nii palju kui ta suutis. Ma tahtsin iga päev ära kõndida, ma tahtsin iga päev ära minna, mu ajus oli alguses, oli esimesed 3-4 kuud, ajus oli see, et ma tahan ära minna, Jumal aitab, ma ei jõua enam. Aga kui ma oleks lahkunud ära oma emotsioonid tundest, töötus oli nii suur tegelikult, emotsioonid tunded oli, aga see püsivuse kannatlikkus teadmine, et Jumal on ustav, oli see, mis hoidis me sellel positsioonil, hoidis seal kinni. Kuigi emotsioon ja tunne oli see, et ma ei taha enam, ma ei viitsi enam, ma ei jõua enam. Vahepeal oli tunne, et Jumal, lõpetame, paneme pillid kokku. Lähme ära. Foldime kokku selle maagera ära ja lähme ära. On sul siuke tunne olnud kunagi? Teil ikka ei ole. Aga see on see, ma jäin sinna ja ma olin kannatlik ja Jumal tõi ja kõik hämmastav oli see, kui see kõik mööda sai. Ja see ei olnud 1 päev, 2 päev, see oli 2 aastat. 2 aastat, on ju. Me tihtipeale tahame, et täna kohe juhtuks. Ma ütlesin Jeesuse nimel, Jumal, kõik need kurjad inimesed, ükskõik see, muuda mind, pane mulle armastus minu sisse või ükskõik, mis see on. See võttis 2 aastat aega, Jumal treenis, see oli hea treening mulle ja ma õppisin selle aja jooksul ühte huvitavat asja. Minu rõõm, minu rahu, minu heaolu ei sõltu inimestest minu ümber, vaid see sõltub sellest, et ma teenin elavat Jumalat, minu rõõm tuleb minu Jumalat, minu heaolu tuleb minu Jumalalt, ma olen ustav Jumalale, ma olen ustav töökohas, ma olen ustav koguduses, ma teen seda, mida Jumal sina oled mind kutsud. Ja minu rõõm ja rahu ei mõjuta inimesed minu ümber. Sest ma leidsin selle, ma avastin seda, ma ei saa kontrollida inimesi. Ma ei saa kontrollida, mida nad mulle ütlevad, ma ei saa kontrollida, kuidas nad minusse suhtuvad, ma ei saa kontrollida, kuidas nad käituvad, on ju nii. Ja kui ma ootan kogu aeg, ma ootan alati head ja toredat ja mõnusat ja positiivset käitumist, aga ma ei saa seda nõuda kellekilt, on ju nii. Ja kui nad juhul ei käitu, nagu tolles olukorras see üks inimene ei käitunud, siis ma oleks pidanud olema iga päev krampi või pahane või Aga ma ütlesin, et ei, Jumal, sa oled ustav. Ja muidugi see oli, et Jumal, kaua võib veel, kaua sa mind piinad veel. Ja need mõtted käisid must läbi. Ja mitte midagi tegelikult ei juhtunud enne, kui ma juhtusin sellesse, et Jumal, mul ei lähe korda, ma usaldan sind kõiges. Oli huvitav nagu, et selle koha pealt, ja siis ma mäletan, kui oli aeg, siis see kõik siis, kui see mööda sai, siis ma mäletan, et see oli see, et ma siis Jumal ütles, et nüüd on aeg Eestisse minna, nüüd sa oled valmis minna Eestisse, et sa oled hästi treenitud, 14 aastat mind treeniti ja lihviti Iirimaal. Ja siis nüüd mõtlesin, okei, ma hakkasin tagantjärgi mõtlema, see oli tõesti üks treening, lihvimisaeg, et see kõik, mis läbi tuli elada seal, tänapäeval annab mulle jõu ja tugevuse siin arusaamise, kui tugev ja vägev on Jumal. Aga see oli 14 aastat lihvimist. Et ma loodan, et kellegi teisel ei ole vaja nii palju lihvida. Ja mul tuli olla kannatlik ja püsi selles kõiges. Ja mis oli hämmastav, oli see, mis Jumal tegi selle inimesega. Jumal keeras selle inimese niimoodi, et ta sai mulle hoopis suureks õnnistuseks lõpuks. Ja mis oli kõige huvitavam selle juures, ma jäin taga armastusse. Ma oleks võinud öelda talle, et
iga iganes samamoodi vastata, samamoodi nagu meil vahepeal tunne on. Ma ei, kui ta ütles mulle, et ma vihkan siis samm põhjast, ma ütlesin, et väga kurba, ma tahan küll suusõber olla. Ja siis ta hakkas veel värisema toob. Aga see oli see, et ma jäin armastuse juurde. Ja tead, kui lihtne oli see, kui Jumal ta südame keeras, selle olukorra keeras ringi, kui hea mul oli taga rääkida, ma ei olnud teda kordagi solvanud, ma ei olnud talle ühtegi halba sõna öelnud, ma ei olnud teda mõnitanud ja mul oli nii hea seal olles, mul oli, sellepärast ma ütlesin, anna mulle andeks, et et sa pidid niimoodi tundma, aga mul ei olnud nagu selle koha pealt, kui ma ütlen midagi vabandust paluda. Ja Jumal keeras selle ümber ja ta sai õnnistuseks enne eestulekut, küll toostis auto ära, küll toostis mul palju asju ära, pluss ma läksin aasta tagasi konverentsile, ma olin tema juures ööd nädal aega tasuta selle koha pealt, et isegi see oli omaette, aga isegi see oli usutegu, minna inimese juurde, sa tead, et 2 aastat on sind reaalselt halvustanud, halvasti rääkinud ja sa lepid taga ära, ja see on andeks andmine. Ja ma jätsin nädalaga koos, et hea aeg oli koos, hea osadusaeg oli koos. Aga ma räägin selle aja sees olla kannatlik ja püsiv. Sest me tahame, see tunne oli loobumistunne, allaandmistunne oli väga tugev ja suur. Aga see ongi see kannatlik, see ongi see, et kui me ütleme, ma mäletan, kui Jumal ütles mulle, kui ma läksin sinna kogudusse, see on sinu kogudus, ole ustav. Ja kõik, mis ta ütles mulle, see oli minu algus selles koguduses. Ma ütlen ausalt, kui ma oleks teadnud, mis mind selle koguduse sees ootab, võib-olla ma poleks sinna läinud. Ma oleks otsinud mõne teise koguduse. Seal olid rasked ajad olid ees. Aga lihtsalt see teadmine, et see oli minu algus, see minu kogudus, ole ustav. Ja ma olin ustav, kuni ma ütles, nüüd on aeg minna edasi. Ja pastor oli see sama tunnistus, me rääkisime ja ma läksin õnnistusega, siis tulin Eestisse. See ongi see, et, aga see ongi see, ta ütleb, et see algus, fine, paljud alustavad palju asju. Lõpp on palju väärtuslikum, aga me jõuame lõppu läbi kannatlikkuse ja püsivuse. Amen. Ja see ongi see, kui valitseja viha tõuseb sinu vastu, siis ära jäta maha oma kohta, sest kannatlikkus hoiab ära suuri patte. Kui kellegi viha tõuseb, mingi olukord tõuseb, situatsioon tõuseb, kui paljud inimesed liiguvad ja vahetavad oma kohti, eluasemeid, kogudusi, sellepärast nad ei tunne enam ennast hästi ja mugavalt. Aga Jumal ütleb, ära tee seda. Et kuna me võime muutuda ja liikuda, kui Jumala vaim juhib meid. See on õige viis, kui me liigume töökohta vahetama, kui Jumala vaim juhib meid. Me ostame, teeme teatud asju, me teeme, et Jumala vaim ja me oleme juhitud mitte olukorrast situatsioonist, vaid rahust. Kui palju inimesi on, ma olen ehituse peal näinud. Inimesed lähevad, ma ei tea, võib-olla te olete töö juures näinud, tõuseb pinge, tõuseb tüli ja järgmine päev on lahkumisavaldus laua peal. On keegi kogenud seda? Ma olen ehituse peal näinud. Inimene sai pahandada mu pealt, sest ta eksis millegi vastu ja selle asemel, et tulla öelda, sorry, oli järgmine lahkumisavaldus, ma enam tööle tagasi ei tule. No okei, midagi teha, kurb. Oli võib-olla oli isegi mõnes mõttes andekas tööline, aga nagu Piibel ütleb meile, palju on oma töös tublisi, aga kes leiaks ühe millise ustava inimese. Sest tublide inimestega ei ole mitte midagi peale hakata, kui nad pole ustavad. Siis on, ütleme, kui me räägime väga, kus ma ütlen, nagu andekate inimestega, kellel on, kes oskab teada ühe haamriga 3 naela korraga sisse lüüa, on. Aga mis sellest kasu on, kui ta ei ole kunagi kohal nüüd tegemas seda tööd? On. See ongi see. Ja siis tuleb üks inimene, kes suudab ühe haamriga 0,5 naela lüüa sisse, ta on kohal ja ta lööb seda kogu aeg sisse, ta teeb seda. Ja ta on ustavalt kohal, sa tead, et okei, ta ei ole küll võib-olla nii andekas, aga ta on alati kohal ja see kõik, mis ta teeb, on tehtud. Järgmine ma saan selle inimese peal, samamoodi Jumala puhult otsib neid püsivaid, kannatlikke, ustavaid inimesi. Ja see ongi see, et Jumal ütleb ka, et kannatlikkus on parem kui miski muu. Ja Jeremiia 15. Vaatan, kas see on, oota. Ai, seda ei ole vaja, see on
Lähme hoopis Luuka 8:15. Ja siin ta ütleb, vaata, siin ta räägib nüüd sõna külvamisest. Ta ütleb, aga mis on heas maas, on need, kes sõna kuulevad ja kaunises heas südames peavad ning kannavad vilja, milles? Kannatlikkuses. See ongi see, me võtame sõna vastu, me kuuleme sõna, laseme oma südamesse ja kui me oleme püsivad, me hakkame tegema mida? Me hakkame vilja kandma. Amen. See ongi see, kuidas ta ütleb, et ole kannat, see ongi see järjepidevad sõnas, me võtame kätte, et ma hakkan kasvama armastus, ma hakkan kasvama usus, see, et me usume, et need asjad on olemas, on absoluutselt hea. Küsimus on, kas need töötavad meie elus. Sest Jumalas pole kunagi viga. Jumalas pole mitte kunagi viga. Alati kuskil on viga, kus kohas? Meis, kuskil ütled, Jumal, näita mulle. Ja teinekord ei ole mittegi see, et isegi meis ei ole viga, aga see ei ole veel juurdunud ilmutusena meie sisse. Isegi ei olegi viga kuskil, aga meie meeled võib-olla ei ole veel uuendamatud. Meil on vaja, nagu ma ütlesin, kui me hakkame ronima usus, Jumal ütleb, ta on meil usu mõõdu andnud ja usk peab kasvama. Ja võib-olla me ei ole lihtsalt jõudnud sellele tasemele veel, aga siis ongi see kannatlikkus ja püsivus on see, kuidas me jõuame samm haaval sinna. Järjepidevus, püsivus, kannatlikkus. See on täpselt see sama, nagu lihtne näidet tuua, on keegi jõusaalis käinud. Mina olen käinud jõusaalis. Kõige pikem, ütleme, järjepidev jõusaalis käimine, ma käisin 6 kuud, 2 korda nädalas iga päev jõusaalis, sest mul oli inimene, kes tahtis väga käia, ma vedasin ja ma käisin ise ka. Aga ma hakkasin siis trenni tegema. Esimene 2 kuud, 3 kuud ma ei näinud mitte midagi. Praktiliselt mitte mingit tulematut. Võib-olla ma nägin, et raskused tõusid natukene, aga ma vaatasin peeglisse, ikka see sama inimene seal. Ei näinud isegi ühtegi lihast, ei näinud ma oma 6-päkki mitte. Ei näinud mitte midagi. Mõtlesin, et kaua ma seda trenni teen. Ja siis see, kes see kõrval oli, siis mina olin tol ajal 30 ja tema oli 56. Ja tema oli siis siuke, 60-aastane ja musklimees. Päris äge oli vaadata teda tegelikult. Ütles, et püsivus viib sihile. Püsivus viib sihile. Ja me käisime koos, ma tegin trenni. Lõpuks hakkasin nägema ja siis ta tuli Eesti tagasi, ma jäin sinna, ma viitsin ta üksi käia jõusaalis. ja ma loobusin ja mis juhtus ja ma ei näinudki lõpptulemust. See ongi see. Ja täpselt tihtipeale, mis paljud kristlased lõpptulemust või ei näe seda, me igatseme näha nagu Nancy on. Me igatseme nagu Katrin Kuulmal on. Me igatseme näha nagu Kenneth Hagen on. Me räägime suurtest Jumala meestest. Aga miks nemad on sinna jõudnud, on see, et nad on püsivad, järjepidevad. Nad on isegi loobunud asjadest. Nad on loobunud olukordadest. Nad on hoidnud kinni Jumalast, Jumala sõnast. Ja see on viinud neid lõpuni. Mulle meeldib Keith Moore'i lugu, ma olen Keith Moore'i kuulan. Tema, kusjuures ma mõtlen tema puhul, ta tuli välja kodust, ma mäletan, Mississippist vist oli, ma kõndisin paljajalu, kus muda jooksis varvaste vahelt, tuli paljajalu niimoodi, ma tulin maakohast välja ja kõik, mis oli, me ei mõelnud kunagi, et osta midagi uut, me mõtlesin, ma olin nüüd ka, me parandame kõik ära. Et kui võimalik vähem parandame ära, see oli see, kus ma tulin üles ja see on vaene mõtteviis, Aga see oli see, kus ta oli tulnud ja siis ta kasvas seal oma selles kogukonnas suureks, küll ta oli Päästeametis ja küll ta oli koguduses tegi midagi, igal pool midagi kogu aeg tegi ja siis Jumal ütles talle aega minna Reemasse, piiblikooli. Ja kogu kogukond ütles ja isegi paastor, mis sa sinna lähed, et kas siin ei ole, kus on küll, kas siin ei ole, on küll, aga ma tean, Jumal kutsus mind sinna. Ja tegelikult see inimesed tema ümber laitsid selle maha ja ütles, et aga võtsin oma naise, läksime ja meil oli ainult siis karavan, mingi, ma ei tea, kõik jätsid, me jätsime kõik maha, meil oli mitte midagi, meil oli ainult üks väike buss ja meil polnud isegi süüa mitte. Ja kui me jõudsime sinna, siis kus see Reema on Tulsas, siis jõudsime sinna, too öö oli nii külm, isegi vetsupotis seal karavan, see buss, mis on see matkabuss, ma täpselt ei tea, et isegi vetsus vesi külmus ära. Ja siis tänu selleks veel kohalik gäng varastas meil paagide kütust ära. Ja siis süüa ei olnud ja siis käisid seal Reemas ja siis
mingi seal siis keegi kutsus neid õhtusöögile ja nad pakkusid mingi cornbread, ma ei tea, mis see on siis mingi puder või leib või ütlesid, küll oli hea. Ja ütlesid, aga tänapäevaks, et me olime ustavalt, käisime ja ütles, et mäletas, et kusjuures ütles, väga huvitav oli see, et Reemo tuli nii põnevil jumalast, jumala asjadest ja siis ütlesid, et tervenduskoolil abilist vaja. Ütles, et ma nii väga tahan, ma tahan teha midagi. Ütles, et no vaevalt ma saan, nagu nii kõik tahavad, üle 2000 inimesed, kõik tahavad minna. Ja ütles, tema hämmastuseks oli 2 inimest, kes tahtsid tervenduskoolis aidata 2000-st. Ütles, et ma olin nii hämmingus. Ja tema lüksis pani kirja ja siis lahris pärast, et ma jäin nii kaubaks, et nagu tast lahti ei saa, et palkame ta siis. Et 2 aastat töötas seal siis abina siis palgata tööle. Ja ütles, tänapäevaks ma olen kohta jõudnud, kus on mitte tol momendil ma olin kohas, kus ma ei olnud kellelegi abiks, aga nüüd ma olen kohta jõudnud, kus ma olen oma sellele isegi emale, sellele kodukonnale kõik abiks ja nad ütlevad mulle, hea valik, hästi tehtud, hea, et sa ei kuulanud meid, vaid sa kuulasid Jumalat. Nad ütlesid, aga sinna see tee ei olnud kerge. Algus ei olnud kerge, aga ta oli püsiv kannatlik, kuni lõpuks oli see, kus Jumal selle ümber keeras kõik, kus tänapäeval me teame, Kiitmooril on 2 suurt kogudust, tal on oma eralennukid asjad, ta kuulutab evangeeliumi üle kogu maailma. Need on meeletu õnnistus Kristus ihule, kus ta kunagi ei olnud mitte keegi. Aga lihtsalt see, et ta kuuletus Jumalale oli püsiv ja kannatlik. Nad oleks võinud loobuda, ütlesid, küll palju meil oli mõte, et lähme koju tagasi. Seal palju ilusam, palju kena, palju parem. Aga lihtsalt see järjepidevus ja kannatlikkus. Ja see ongi see, et me võtame sõna vastu ja mõnikord kaua ma loen seda sõna. Piibel ütleb, me kanname vilja kannatlikkuses. Me võtame sõna iga päev, me loeme sõna iga päev, me paneme seda enda sisse iga päev, me kasvame selles iga päev. Õpime kuulama Jumala vaimu häält iga päev. Iga päev me oleme valmis kui kaua? Kuni lõpuni. Amen. See on ka teinekord, me mõtleme inimeste puult, me peame olema mõtlema, et kaua see inimene, kaua too inimene, kui me keerame pilgu inimeste pealt ära, keerame pilgu iseenda peale, ütleme, et Jumal, kui kaua sa muga kannatlik oled, kui kaua Jumal on lõpuni kannatlik, kuni me kasvame. Ja vaata, ta ütleb siin Rooma 2.4, üks huvitav sõna on seal, või põlgas tema helduse ja kannatlikkus ja pika meele rohkust. See on tihtipeale, kui me hakkame inimestest rääkima seda, toda kolmandat, või sa põlgad Jumala mida? Kannatlikkus ja pika meele rohkust. Ega sa aru, et Jumala heldus on sind ajab meelt parandama. Kas pole huvitav? Tihtipeale, miks on see, et Jumal on pikameelne, kannatlik ja lahke. Ja sellepärast ta tahab ka, et me oleksime millised? Pikameelsed, kannatlikud ja lahked. Amen. Rooma 5.3 ütleb väga huvitava. Aga mitte üksnes sellest, vaid me kiitame ka viletsusest. Teades, et viletsus saadab mille? Kannatlikkuse. Kas pole huvitav? Raskused teevad meid millisteks? Kannatlikkudeks. See on see koht, kus ma ütlen, ei Jumal, ma ei anna alla. Mul on küll raske aeg praegu. Ma olen raskest situatsioonist läbi, aga ma tean, et sinu sõna on ustav. Võib-olla mul on arveid vaja maksta, võib-olla mul on tervist vaja, võib-olla mul on rahu, rõõmu, mul on vaja õppida käia. Mis igas, aga sinu sõna ütleb, mul on olemas sinu armastus, sinu sõna ütleb, mul on olemas jõukus, sinu sõna ütleb, et mul on olemas rahu, sinu sõna ütleb, mul on rõõm, ma praktiseerin seda järjepidevalt, võib-olla rasked ajad, nagu ma ütlen, täpselt sama see viletsus tegi mind kannatlikkuse sama 2 aastat. Ma ütlen ausalt, ma ei soovi sukest aega mitte kellegi kunagi ja ma ei taha neid mitte kunagi tagasi saada. See ei olnud tore aeg. Aga see tegi mind tegelikult kannatlikus ja see reaalselt õpetab. Ma oleks võinud käega lüüa, mul oli valikud. See ongi üks asi, meil on alati valikud. Lööme käega, oleme samasugused, nagu küla mulle, nõnda mina külale. Sina ütlesid mulle, ma panen sulle vastu. Sa oled mossis, ma olen mossis, sa oled rõõmus, ma olen ikka mossis. Mis iganes. Me võime olla samasugused või me võime valida olla teistsugused. Tegelikult see on absoluutselt valikute küsimus.
ja selles olukorras see võttis aega 4 kuud keskel läbi, kui ma sinna jõudsin, aga see oli see, ma kukkusin küll läbi paar korda, aga see oli see, et ma tõusin püsti, läksin edasi, minu eesmärk oli võita. Ja ma mäletan, tead, kui hea tunne see oli. Ma ütlen ausalt, see oli hea tunne, oli see kord, kui ma mäletan, kui üks töökaaslane tuli küsis mu käest siis, et kuidas sa suudad? Ta ütles sulle nii räiged sõnad. Ja ma mäletan, kuidas minu seest voolas välja. Dear friend. Ja ma ütlesin inglise keeles talle, ma ütlesin, aga tead, et minu rõõm, minu rahu, minu heaolu ei sõltu temast. Vaid minu rõõm ja heaolu rahu sõltub minu Jumalast, keda ma teenin. Ja ma ei saa kontrollida tema käitumist, ma ei saa kontrollida tema olekut. Ma soovin, et ta ei oleks selline, jah. Aga ma ei lase oma rõõmul heidutada. Ja tead, kui hea tunne see oli, kui ma sinna jõudsin. Sa vaatad inimesele otsa. Ta ütleb sulle ükskõik mida, et sa ei mõtle seda. Sa ei mõtle seda päriselt. Ja sa ei tunne mind. Kui sa mind tunneksid, küll ma sulle meeldiksin. Ja kui sa suudad neid mõtteid mõelda, siis tead, milline vabadus see on. Aga see tuli läbi selle, et see järjepidev mõtlemine Jumala sõnas, see püsivuse kannab, ma ei muutunud tema sarnaseks. Ma tegin otsuse, et Jumala sõna muudab mind. Ma lasen Jumala sõnal teha tööd enda sees. Aga see tuleb läbi kannatlikkuse. Ja pärast 4 kuud see kestis veel 2 aastat enam-vähem kokku. Et siis see ongi see, järjest tugevamaks sa saad. Rahkem sa haarad Jumala sõna. Nii äge. Rooma 5.4 ütleb, ja kannatlikkus saadab püsivuse ja püsivus saadab mille? Lootuse. Kannatlikkus toodab püsivust. Amen. Viletsus toodab kannatlikkust ja kannatlikkus toodab püsivust. Ja püsivust toodab lootuse. Püsivus see, et varem või hiljem see saab pööda läbi. Ma olen kindlasti veendunud, sest Jumal on tõotanud. Õiget tabab küll palju õnnetusi, aga minu Jumal tõmbab mind nendest kõigist välja. Ja see ongi see kannatlikkus on nii vajalik selle kõige juures. Jumal, see ei ole minu probleem. Ma usaldan sind. Ja selle kõige sees õppida, ülistama, kiitma Jumalat. Sest lihtne on, eile me arutasime, käisime selles siis Peipsi toidutänaval, käisime mõnes kohas, lihtsalt mõtlesime, et teeme veel ühe väikse tuuri suve lõpu puhul, et Peipsi toidutänaval, siis autos sõitsime, arutasime, et kui lihtne on kiita, ülistada Jumalat, kui kõik imeline, tore ja kena. Kõik võime hõisata, aga vaata siis on rasked ajad, on mingi surve, on mingi viletsus on. Me ülistame, kiidame Jumalat ikka samamoodi, sest me teame, et ta toob meid sellest välja. Ta on andnud oma sõna meile. Me usaldame tema sõna rohkem kui olukordi situatsiooni enda ümber. Ja see ongi see, et ma olen alustanud seda teed koos Jumalaga, ma kõnn seda teed Jumalaga kannatlikult lõpuni välja, sest see algus pole tähtis, vaid lõpp on tähtis. Võta või seda koguduse inimesed, ma usun, et paljud teenivad veel Jumalat, käivad koos Jumalaga, kes on teises koguduses, kes iganes, aga paljud ei käi Jumalaga. Ma isiklikult tean, kes ei käi Jumalat, kes ei taha Jumalat teada, nende algus oli hämmastavalt võimas. Nad olid pühendunud Jumalale, need palvekoosolekud, mis siin linnas oli, siin vist igas linna osas oli palvekoosolek, iga õhtu kuskil kogu aeg midagi toimus. Kellegi kodus oli kogu aeg, rahvas tahtsid, tulge minu juurde palvetama. Ja kogu aeg kellegi juures käidi palvetamas. Mäletad? Ma ei tea, palju palvekoosolek kellegi juures üldse on jäänud tänapäeval. Väljaspool, ma räägin, me käisime koguduses ka koos. 2 korda nädalas. Me käisime 2 korda nädalas koos, laupäeval me olime evangeeliumit kuulutamas ja igal õhtul oli kellegi juures palvekoosolek. Ja me eesmärk oli, me tahtsime näha Võru linna muudetuna. Me valetasime patustes, me tahtsime näha linna muudetuna, Kristusele saada. Algus oli imeline tegelikult, mõtleme, aga kahjuks me näeme lõppu praegu. Või ma usun, et see ei ole veel lõpp. See on ainult vahepealne vahepala, et see läheb veel edasi. Et
haarame kinni uuesti sellest kõigest ja rahvas tõuseb ja amen. Jumal ei kuku läbi, Jumal on võitja alati. Amen. Ja me ei tohi lasta oma Jumalal läbi kukkuda, sest Jumal vajab meid. Amen. Ja kuidas Piibel ütleb meile, laulust ütleb, et ta on isegi võimeline võtma inimesed sõnniku hunnikust ja panema nad istuma õilsate kõrvale, oma rahva õilsate kõrvale. Tead sa siuke, et laul on olemas. Kes on Jehova, meie Jumal, kes kõrgel istub, kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on, kes tõstab põrmust üles vaevas ja tuha asemelt viletsa, pannes ta tema istuma õilsate kõrvale, oma rahva õilsate kõrvale. Ta on võimeline tõstma ülesse. Kõntsast. Inimene on langenud kõntsa sisse nii sügaval. Aga meie Jumal on nii võimas, tõstab üles ja ta paneb istuma. Õilsate kõrvale. Võimsate kõrvale. Keegi tahab teada, mis laul see on? See on laul 113. Pane kirja endale. Väga hea laul. Amen. Ja Rooma 8.25 ütleb huvitavalt. Aga kui me loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda, kuidas? Kannatlikkusega. Me oleme Jumala juures, kui tahame kätte saada midagi, see kannatlikkus on üks võtmesõnadest. See on see, et ütleb Rooma 8.25, aga kui me loodame seda, mida me ei näe. Lootus on kindel usaldus, me teame seda. Veendumus, see juhtub, lootus on kindel ootus. Mitte maailma lootus, maailma lootus, et võib olla kunagi ehk ma näen. Jumala lootus on see, et kindel usaldus. See saab kindlasti juhtuma. Ja mida me näe, siis me saame selle kätte kuidas? Või me ootame seda kuidas? Kannatlikkusega. Me teame, Jumala tõotused on millised? Jah ja amen. Need on pöördumad fakt ja me saame kätte ja me püsime, kui me oleme kannatlikud, püsivad ja jätkame selle mediteerimist, uurimist, rääkimist, meelte uuendamist. See on järjepidev töö kogu aeg. Amen. Rooma 15.4 ütleb, sest mis iganes enne on kirjutatud meil õpetuseks, aga et meil kannatlikkuse ja kirja troosti kaudu oleks lootust. Mille kaudu? Kannatlikkuse kaudu. Jälle on see. Aga isegi Galaatia kirjas ta ütleb, et te saate omal ajal lõigata, kui te ei väsi ära. Miks paljud ei näe Jumala au või nad ei näe, on see, et nad lubavad tulla millel? Väsimusel, tüdimusel, kaua võib. Nagu mina läksin Jumala ette, ütlesin, kaua võib, kaua veel. Ja Jumal ütles mulle, ainuke, mis ta ütles mulle, kas sa ei usalda mind enam või? Ja see on Jumalana andeks, usaldan. Muidugi usaldan sind. Sa oled ustav Jumal, sa ei ole kunagi valetanud. Sa ei ole mitte kunagi valetanud. Sa ei ühtegi vale sõna mulle öelnud. Sa isegi, ma võiksin sõnnikunnikus olla kõige madalamas kohas maa peal, kõiki inimeste poolt hüljatud, maha jäetud. Sina ikka ütled, sa tõstad mu üles. Sa paned mu ikka seisma. See on meie Jumal. Ükskõik mis olukord, ükskõik mis Jumal ütleb, ma tõstan su üles, panen su seisma. Ma ei jäta sind kunagi maa, ma ei hülga sind mitte kunagi. Ma ei keera sulle mitte kunagi selga. Rooma kirjas me vaatasime, seal ei ole mitte ühtegi loodud asja, mis suudaks meid kunagi lahutada Jumala armastusest. Kas pole hämmastav? See ongi see, mis on Jumal. Need olukord, see olukord, too olukord. Võib-olla kui ma oleks sind kuulanud või mis iganes oleks teine, vahet ei ole. Ma olen siin, kus ma olen täna. Ma seisan sinu sõnas ustavalt, haaran sellest kinni, ma olen meelt parandanud kõigest. Kui sa vaja veel meelt parandada, ma parandan meelt ja ma tean, ma saan, on mul need finantsilised olukorrad lahendatud, on see tervis, on see lahendatud, ükskõik, on see rõõm, rahu, mis iganes. Sa lahendad selle ära, sest sa oled tõotanud. Sa oled öelnud, et tulgu vaenlane minu vastu 7 teed pidi, ühte teed pidi. Sina paneta 7 teed pidi põgenema. Sa oled öelnud, et ükski relv, mis minu vastu valmistatakse, ei kõlba. Ükskõik, mis inimesed valmistavad vastu, on nad koos kuradiga meestis, nad ise meestis,
Need ei kõlba vastu, sest mina teenin siin, ma kõnnin sinuga. Kuigi võib-olla pealt näha ei näe midagi, nagu ma ütlen selles olukorras, ma ei näe mitte midagi. Ma isegi mäletan ühte momenti oma elus, kus ma tundsin, et ma ei teagi, mis saab. Elu on täitsa pekkis. Ei ole isegi teinud midagi. Ikka elu on pekkis. Siuke tunne, nagu terve põrg oleks kallale hüpanud. Ja mõtlesin, et Jumal, sa oled ustav. Ja ma mäletan seda, kusjuures just huvitavat asja, ma mäletan selles olukorras mõtlesin, ma viskasin põrandale pikkale maha, tahtsin nutma hakata. Siuke inimlikult nutma hakata ja Jumal arreteeris mind tookord, mis nutma hakata. Põhimõtteliselt mõtlesin, okei, ma ei hakka nutma ja mäletan, ma istusin voodi ääre peal ja mõtlesin, ma olin nagu inimlikult nagu võib-olla siin natukene lootust kaotamas. Mõtlesin, et ei, ma ei kaota lootust, ma ei kaota mitte midagi ära. See oli see piiri peal olek. See on see, et ma mõtlesin, et ei, Jumal, sinu sõna on ustav. Sinu sõna, ei, Jumal, ma teen ja hakkan elama seda elu, nagu see oleks tõde. Mul on savi, mis juhtub, ükskõik mis juhtub. Ma heidan selle kõik sinu peale, ma ei kavatse selle peale mõelda. Ma olen juhitud sinu vaimu läbi, kui ma tean, mida ma pean tegema, anna mulle juhised, kui sa anna juhised, ma ei tea mitte midagi. Ja ütlesin, Jumal, see on sinu probleem, see on sinu käkk nüüd, ütlesid alates. Mis siis, et mina korda saatsin. Isegi oli asju, mida mina ei olnud korda saatnud. Aga kuna ma olin olukorra sees, siis minu osa oli alati mängida. See on see, et alati on kellegi osa mängida ja ma ütlesin, et Jumal aitab. Ja teadku, mis Jumal mulle ütles. Teadku, head sõnad need olid. Lõpuks ameti. Miks? Mis lõpuks ameti? Jumal ütles, et lõpuks ameti ma saan sinu jaoks midagi teha nüüd. Miks? Miks ta saab minu jaoks midagi teha? Ma andsin kõik talle ära. Ma tegin otsused, mina enam ei mõtle, ma ei muretse, ma olen asjale. Teadku äge oli vaadata, asjad hakkasid. Ei juhtunud üle öö, aga kuu 2 läks mööda, see olukord lahendas, see olukord läks lahendas ja 3,5 aastat kõik asjad olid lahenenud. See ongi see, et kui kiiresti 2 aastat, 3,5 aastat, 5 aastat. See on see, mis me peame, aga mis on see kannatlikkus oli see, mis ma ütlesin, mul ei lähe korda. Minul oli juba tol momendil endal hea olla. Mul oli tore olla juba. Olukorrad olid ikka veel õhus, aga kui sa teed otsus, et Jumal, ma usaldan siin. Ma ei tea, mul ei lähe korda, kui kaua sellega läheb aega, mis see võtab aega. Ma olen kannatlik. Siis ma olen alustanud ja ma olen see inimene, kes läheb lõpuni välja. Ja kannatliks on palju parem kui uhkus või juhke, et vaata mind, mina olen teinud. Ei, ma olen kannatlik, Jumal, sina teed. Sina teed, sa saad au. Sa saad kiituse, sa saad ülistuse. Sõna kannab vilja kannatlikkuse läbi. Amen. Teise Thessaloonika 3.5 ütleb, et issand, juhtigu teie südamed Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole. Kristus oli kannatlik. Ta ütleb, et meil oleks täpselt samasugune kannatlikkus. Ja tänapäeval, kus Kristus on olemas, tema istub Isa Jumala paremal käel, palvetab meie eest, talle on antud nimi, mis on üle iga nime. See nimi on antud meile, ta kannatas ära, ta oli kannatlik kõiges, kui Jumal, see täpselt sama, mis meiega juhtub. Me peame Kristus kannatlik, teda mõnitid, hävitati, mida iganes tehti, ta ei kannata tänapäeval, ta on Isa paremal käel. Kõik on tema jalga alla, nimi anti üle kõigi nimede, ta on isand, ta on kuningate kuningas. Ja Jumal ütleb, et meil oleks täpselt samasugune kannatlikkus. See on see, mis Jumal teeb, ta viib meid ausse, ta ülendab meid. Ta lahendab meie asjad ära, aga see tuleb läbi mille? Kannatlikkuse. Ma olen kannatlik, ma olen püsiv. Kannatlikkus, lihtne näide on näiteks, mul on kirjakohti palju, aga võta siin näiteks 1. Peetruse, Jakobuse 5.7. Ta ütleb, et Jakobus 5.7, siis olge nüüd pikameelsed vennad issanda tulemiseni või olge siis kannatlikud issanda tulemiseni. Vaata, põllumees ootab maa kallist vilja, on milline? Kannatlik või pikameelne. Seda oodades, kuni ta saab varajase ja hilise vihma. Oled sa tähele pannud põllumehi?
Nad külvavad vilja ära ja nad ei käi iga päev viljapõllu juures. Kas juba tuleb? Kas juba vilja? Ei, nad on kannanud, nad teavad, et see kannab vilja. Ta saab vihma, ta saab selle varem hiljem ja tuleb see aeg, nagu me praegu vaatame, nagu me sõitsime, kombaini järel on põllul ja nad võtavad seda saaki, nad võtavad vilja. Miks? Nad olid pikameelsed oodates, võib-olla terve aasta oodates, kui nad külvasid siin oktoobris selle nisu ja rukki, praegu nad lõikavad seda. Samamoodi on ka meil pikameelsed. Piibel ütleb, et nagu vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub minu suust. See ei tule mu juurde tagasi tühjalt, vaid teeb seda, mille jaoks on välja läkitatud. Kui me läkitame sõna välja, see hakkab tööle. Kui me ütleme Jeesuse nimi, see on vägev, väeline, meelevald, kõik on alistatud sellele nimele ja kui me seda välja ütleme, asjad hakkasid tööle. Ja me oleme pikameelsed, kannatlikud ja me saame näge. Nagu põllumees on pikameelne kannatlik oodates. Kui kaua pole meie asi, me oleme öelnud, maksame 10, taevaluugid on avatud meie kohal, õnnistus on välja valatud meie kohal. Jumal on tõotanud täita kõik meie vajadus oma rikkuma. Kuidas teeb? See ei ole meie asi. Me teame, et sa teed seda. See ongi see, et Jumal, ma ei heida ette, ma olen pikameelne, ma olen kannatlik, ma olen püsiv. Ja ma saan nägema. Ma saan nägema. See on see, et ma olen alustanud ja lõpp on palju parem, järelikult lõpuni välja. Paljud alustavad. Väga paljud alustavad. Palju asju. Ja väga palju asju jääb pooleli. Ma olen näinud seda. Ma tean inimesi, kellel on kuldsed käed, inimesed on alustanud nii palju asju ja kõik asjad on pooleli jäänud. Isegi siis, et on kuldsed käed, ta suudaks teha kõike väga hästi. Ja paraku, mis kasu sellest on, kui pooleli jääb kõik. Nüüd ei, me alustasime ja viime see lõpuni. Midagi ette võtame, lõpuni välja me läheme. Amen. Üks hea kirja kohta oli veel, vaatame, mis on. Aga vaata huvitavalt, ütleb tegelikult Luuka 21.19. Oma püsivusega või oma kannatustest te päästate oma hinged. Jälle, kuidas me jääme püsima, kuidas me hoiame lõpuni kinni kannatlikkuse püsivus kuni issanda tulemiseni. Piibel ütleb, hoidke kinni päästes kartuse värinaga, hoidke kinni sellest kõigest. See on teadmine, varem või hiljem ma olen taevas, varem või hiljem see kõik muutub, varem või hiljem ma saan nägema Jumala väge, varem või hiljem saab olema, aga just see kannatlikkus, püsivus on see, mille läbi me jääme püsima. Kas pole huvitav? Me päästame mille oma hinged, püsivuse läbi. See on see, et mõni hing on veel meie emotsioonid, tunded, mis iganes, me võtame otseses tõlkes, aga püsivuse läbi me muudame oma emotsioonid, tunded Jumala sõnaga kooskõlla. Kas pole huvitav? Mulle meeldib see Galaatia 6.9, kui me teeme head, siis ärgem tüdigem, sest me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi. Kui me teeme head, võib-olla keegi kasutatakse ära, võib-olla keegi ütleb midagi halba, me jätkame head tegema, jätkume tegema, me oleme püsivad ja kannatlikud ja Piibel ütleb, mis juhtub. Me saame lõigata. Amen. Ma tahtsin seda kirja kohta, ma ei leia seda praegu. See on Jakobuse 5.11 ütleb, aga see ongi vist seda ma tahtsingi. Vaatame, kiitleme õndsaks neid, kes on olnud püsivad kannatustest, Iobi püsivusest. Te olete kuulnud ja näinud issand antud otsa, issanda väge, halastav ja armuline. Kui võtame kas või Iobi näiteks. Iobi ütles, see kõik, mis on juhtunud, minu süü. See, mida ma kartsin, see tabas mind. Ja ta kaotas palju. Piibel ta kaotas kõik.
isegi asi läks nii hulluks, et tema oma naine ütles talle, nea jumalat ja sure ära. Põhimõtteliselt loobu, anna alla, siis olukord on metsas. Sul on parem ära surra. Saad aru, pealt näha, see olukord võis olla väga jube ja hull, mis Hiobi läbi läks. Aga ta ei neednud Jumalat, ta ei surnud ära. Ja mina ei tea, kui kaua see olukord kestis, nad ütlevad, kestis kuskil 8-9 kuud, kus Jumal taastas talle kõik ja kahekordselt. Ja kui teete, ta jäi püsiv, ta võiks öelda, Jumal, sa oled siuke ja nagu paljud tänapäeval teevad, ma ei viitsi enam, ma lähen ise tegema ja nad jäävad ilma oma õnnist asjad, aga seal oli see, kus Hiobi püsivus on see, tal oli paised, tal oli see haigus, kõigest jäi ilma ja ta jäi püsivaks kuni lõpuni ja Jumal taastas talle kõik kahekordselt. Ja ta ütleb, et meil peaks olema see Hiobi püsivus, see kindlameelsus, Jumal ei ole süüdi. Jumal ei ole süüdi. Jumal on ustav, ta on tõotanud, ta on andnud mulle tõotused. Hiob oli tõenäoliselt veel enne käsku, enne kõike, me ei tea, kuna Hiob oli. Hiob oli enne Abrahami võib-olla, me ei tea seda. Meil on tänapäeval sõna, meil on tõotused, meil on kõik olemas. Meil on Jumala lubadused olemas, Jumala headus. Me võime julgused minna autrooni ette. Täna me olime ülistus, milline imeline ülistusaeg meil oli täna. Jumala ligiolu oli siin, Jumala lähedus oli, võitmine oli kohal. Jumal sai tulla oma trooni rajada. Meil on need privileegid tänapäeval täielikult. Tema on andnud meile kõik, mida on vaja eluks Jumala kartsuks tundmise kaudu. Meil on kõik olemas. Me ei pea mitte kunagi tohiks küsida, kuna või millal, või ütled, Jumal, ma tänan, et mul on see olemas. Mul on tänan, et olemas. Ma olen alustanud teed sinuga, ma kõnnin koos sinuga lõpuni välja. See pole mauline lõpp, kuni Jeesus tagasi. Kui Jeesus ei jõua enne mind tagasi, ma tulen taevasse, ma saan astuda sinu trooni ette ja tuua au ja kiitus sinu nimele oma eluga, oma tegudega, oma sõnadega, sest ma tean, sa oled ustav Jumal ja nagu nii see elu siin maa peal nagu suitsmine korra näeks ja siis haihtub ja me elame juba praegu tegelikult igavikulist elu. Amen. Ja me võime nautida oma elu iga päev, sest rõõm Issandas on meie tugevus, me võime kõik oma mured talle anda, meil on olukord, situatsioon, kuna läbi saavad, see ei ole meie probleem, kui Jumal on tõotanud seda lahendada, ta lahendab need kõik asjad ära. Ja ta ütles, et ta võtab meid sõnniku hunnikust ja paneb meid seisma kuningate printside kõrval. Kui me peaksime isegi nii madala langema, et koos minuga miskit pole võimatud. Ma olen öelnud, ma ei jäta sind maha, ma ei hülga sind kunagi, ma olen kogu aeg sinuga, ma olen su tervendaja, ma olen su ravija, ma olen su jõud, ma olen su tugevus. Ja meil on privileeg, ükskõik mida me tunneme, mida me läbi elame, on see emotsionaalne, on see füüsiline, ükskõik mis seal on inimesed midagi tegemas. Meil on alati privileeg hõisata, kiita Jumala ees, naerda, meil on see põhjus, sest Jumala nüüd ma panen hoolt sinu eest. Amen. See on see meie imeline Jumal, keda me teenime. Ja see kannatlikkus on võti. Et Jumal, olen alustanud, lõpp on parem kui algus ja järelikult tuleb lõpuni minna. Kus on lõpp? Meie lõpp on, meil ei olegi lõpp, aga siin maa peal lõpp on taevas. Me ihu paneme maha. Tegelikult me saame veel endale selle enda aiu oma südames iga poole, me tegelikult juba elame praegu igavesti. Aga asjadel me alustame maja ehitust, siis kumb on parem, algus või lõpp? Lõpp on parem. Algus on äge, kõik hakkas maja ehitama, väga vahva, aga kui ma sisse saan kolida, see on palju parem. On ju nii? Ja täpselt samamoodi, ka meie oleme targad maja ehitajad, hoone ehitajad. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme sa ette Jeesuna, sa oled hea ja ustav püha Jumal. Isa, me täname sinu sõna ja sinu helduse seadusest, pikameele rohkusest. Ja isa, ma tänan ka, meil on pikameele rohkus meie sees ja me oleme kannatlikud ja püsivad sinu sõnas ja koos sinuga. Ja isa, meil on privileeg tunda siin, privileeg käia koos sinuga ja meil on privileeg austada sinu sõna. Ja isa, me täname kogu südamest tarku sinu vaimu ja sinu tundmisest ja valgustame südame silmad, et me teaks, mis on see lootus, mille jaoks on nüüd kutsu. Isa, need tõotused, mis oled meile andnud, mis oled rääkinud, sa ei ole muutunud ja me oleme püsivad ja kannatlikud sellest kõiges ja me saame näha seda kõike, mida sa oled lubanud meie eludes. Isa, iga olukord, situatsioon, sina muudad selle
täpselt nii, nagu sa oled lubanud. Isa, me oleme au ja kiituse ülistuse sulle. Ja isa, me oleme teadlikud ja teame, et sa ei valeta, sa ei vea meid kunagi alt. Sa oled ustav ja õige. Kui meil on kuskil vaja muutust teha, anna meile teada, me teeme seda, me parandame meelt. Ja isa, me teame, et sina oled hea. Me teame, et sina oled ustav, me teame, et sa oled õiglane ja sa oled väeline. Sinu sõna on terav kui ükski kaadrane mõõk, mis suudab lõhestada vaimu, luu, üdi, mis seal on. Sinu sõna on nii imeline, sinu sõna on nii väeline ja auline. Ma annan sulle kogu au ja kiituse Jeesuse Kristuse nimel. Amen, amen, amen. Halleluuja.